Tere! Räägime mürast, mis võib tekkida ventilatsiooni tõttu ja kuidas seda siis ära hoida. See on ammu kindlaks tehtud, et soovimatu heli ehk pidev müra meie ümber mõjutab meid. Mürareostus võib häirida hund, vähendada sooritusvõimet, tekitada stressi ja muutusi sotsiaalses käitumises. Seega kahjustab liigne müra tõsiselt inimeste tervist ja häirib nende igapäevaseid toimetusi koolis, tööl, kodus ja vabal ajal. Ventilatsioonis on müraallikaks nii ventilatsiooniagregaadi ventilaatorid kui ka müraallikaks võib olla liigne õhukiirus ventilatsiooni torustikus. Kui nüüd rääkida kõigepealt mürast endast, siis mul on siia kutsutud ka selle ala spetsialist, Lindabi tehniline tugi, Rain Siim. Tervist! Sa oled üle 10 aasta Lindabis tegelenud müraarvutustega. Ütle palun, mis on vaikse ventilatsioonisüsteemi eeldused? Kõigepealt peaks ütlema, et iga süsteemi me suudaksime teha vaikseks. Et igal agregaadil on olemas lahendus, aga selleks, et seda lahendust leida, peaks teadma kõigepealt agregaadist väljuvat müra sageduste kaupa. Ja kui meil see on teada, siis ongi küsimus õigetes summutajate valikuteseks. Aga et neid andmeid õigesti lugeda, ma tahaksin siin ka mõningad tähelepanekud teha. Et ventilaatori karakteristikust me peame lugema helivõimsuse väärtusi detsibellides, sest et ka kogu ülejäänud komponentidele olemasolevad andmestik on ju väljendatud detsibellides. Ehk siis, et arvutus peab olema ühel alusel, detsibellidest liidame, lahutame detsibelle ja lõpuks väljendame siis seda kogu tulemust helirõhuna, mis on siis mõõdetav juba ruumis inimkõrvale tajutaval tasemel. Kui me näeme väga palju joonistel selliseid tähiseid nagu LV ja LP, siis mida need tegelikult tähendavad? Sisuliselt on helivõimsuse ehk LV ja helirõhu ehk LP vahe ruumi sumbuvuses. Ehk nii palju, kui ruumi heli neeldub, väheneb siis helivõimsuse väärtus ja me hakkame seda inimene kõrvana tajuma helirõhuna. Inimene ei taju heli otse leviva võimsusena, nii nagu me tajume soojuse võimsust või soojusenergia kandumist, vaid me tajume heli võngetena õhus, mis meie kõrv kuuleb. Ja nüüd selleks, et see siis helienergia teisendada inimkõrvale kuuldavaks heliks, selleks väljendataksegi lõpuks ruumis peale ruumis toimuvat neeldumist, kuulaja asukoha määramist, lõpuks kuuldav tase LP. Nii et uuesti kokkuvõtteks, et agregaadist väljum ja me arvutame kõike heli võimsuse LV väärtustes, lahutame ruumi sumbuvuse ja kuulaja kauguse ja me saame kuuldava taseme helirõhu ehk siis LP. Ehk siis läbi agregaadi kesta me kuuleme LP-d ehk helirõhku. Kõik, mida inimene kuuleb, on helirõhk. Kui me agregaati valides saame juba minimeerida selle, et läbi kesta kostaks müra, siis torustikku tahes-tahtmata müra tuleb. Kuidas seda kõige paremini maha võtta? Selleks on olemas mürasummutajad, mis siis paigaldatakse ventilatsioonikanalile ja kõigepealt tahaks soovitada ja rääkida jäikadest summutajatest, mis on oma omadustelt oma sumbuuselt kõige paremad ja nende juures eriliselt tahaks soovitada ümara ühenduse ja kandilise korpusega summutajaid. Kuna selle kandilise korpuse sisse on suudetud ära paigutada rohkem summutusmaterjali, kui seda näiteks võrrelda 50 mm ümmarguse villakoorikuga summutaja puhul. Tänu suuremale sumbumisvõimekusele, tänu sellele, et seal on rohkem villa sees, me saame ka parema efekti sellest summutajast ehk 1 meetri kohta me suudame tunduvalt rohkem müra maha võtta. Ja üheks selliseks summutajaks, mida eriliselt tahaks esile tõsta, on Lindabi uus summutaja KVDPX. See on polüester summutaja ja polüester summutusmaterjal on ka selles osas parem, et temast ei eraldu kiudusid, sest paratamatult villaga summutajatest eluaja jooksul üht või teist kiudu ventilatsioonitorustiku kaasa lendab. Ehk siis polüester summutajad on kindlasti kõige hügieenilisemad ruumi puhtuse seisukohalt,
Need on ka puhastatavad ja KVTP-X on ka kõige parema sumbumusefektiga summutaja, mida me praegu saame pakkuda. Ehk siis igal juhul madala korpusega summutajad, KVTP-X-id on meie esimene soovitus klientidele. Kuna nende korpus on madal, siis on ka nende paigutamine ruumidesse lihtsam või kitsastesse kohtadesse parem. Et igal juhul soovitame arvutuslikult läheneda ja vaadata jäikade madala korpusega summutajate poole, et võimalikult lühikese maaga saada võimalikult hea tulemus. Ka Onnineni riiulis tegelikult KVTP-X vahetab välja KVAP, aga lisaks jäikadele summutitele on meil ju ka olemas painduvad summutid. Mis sa nendest arvad? Painduv summutaja on väga spetsiifiline toode, et tema töö põhimõte on pigem heli hajutamises. Kui jäigad summutajad on neelduvad, ehk siis absorptsioonsummutajad, kus vilja sees heli neeldub, siis painduvas summutajas see kiht või siis helineelde materjali kiht on väga õhuke, umbes sentimeeter ja on arusaadav, et ega seal väga ju mingit neeldumist ei toimu. Ja milleks see on või kuidas see töötab, see painduv summutaja on just see, et ta laseb heli läbi korpuse välja ja nüüd see heli hajudes ruumi neeldub seal, sõltudes muidugi ruumi kõvadusest. Kui see ruum on väga kõva, siis ta peegeldub tagasi kanalisse sisse ja reaalset efekti meil ei olegi nagu tekkinud. Nii et seda painduvat summutajat ma kindlasti ei soovita paigutada ruumi, kus me soovime saada head tulemust, ehk siis nii-öelda ruumi enda ette, kohe ei soovitaks seda panna. Võib-olla on sellel hea koht tehnilises ruumis, aga sõltudes jällegi tehnilise ruumi enda neelduvusest, ta võib omada efekti, aga see on nagu väga ette ennustamatu, et seda ei ole isegi võimalik nagu päriselt arvutuslikult läheneda. Nii et ma soovitan, kui te tahate kindla peale välja minna, siis leidke lahendus jäikade summutajatega, kas või panna mitu tükki ja lühemaid, kui ühte sirget ei saa panna. Nii et jääme ikkagi oma kindla soovituse juurde vältida võimalusel painduvaid summuteid. Ja see oleks küll tugev soovitus. Okei. Oletame, et meil nüüd agregaadi peale on summutid valitud. Kas on veel midagi, millele peaks vaikse süsteemi puhul tähelepanu pöörama? Jah, et kui on soov, siis saab vältida ka kanali kaudu ruumist ruumi levivat müra ja selleks paigutatakse tubade plafoonide ette ventkanalile järelsummutajad. Need ei pea olema väga pikad, piisab isegi 300 mm või 600 mm pikkusest summutajast ja need töötavad väga hästi, et tõkestada siis ventkanali kaudu heli levimist ruumist ruumi. Okei. Meil on agregaat valitud, meil on summutid paigas, süsteem juba töötab, aga ikkagi on kuulda müra. Ilmselgelt midagi on jäetud tegemata kavandamise faasis, aga kui müra on ikkagi sees, siis tahaks selle maha saada. Kas on veel midagi, mis aitaks veidi müra vastu olemasolevas süsteemis? On mõned variandid. See on natukene katsetamise küsimus. Nimelt on olemas sellised pehmed reguleerosad, Inno ja Sava ja ka üks selline plafooni taha käiv rõngas DBL, millega võib maha saada 1-2, võib-olla maksimum 3 detsibelli. Et see sõltub kanali suurusest ja kohast, kuidas seda paigutatakse, aga on võimalik selliseid paari detsibellilisi õnnetusi nii-öelda veel parandada nendega. Aga veel kord soovitan läheneda projektile juba alguses asjatundlikult, küsida spetsialistidelt nõu, tellida korralik projekt, et me väldiksime seda müra teket juba alguses ja me ei peaks pärast neid parandusi tegema. Aga kui on tõesti juhtunud või on olemusolev projekt, kus otsitakse lahendust, kus lage ei pea lahti võtma, siis jah, paari detsibelliga saab nende lahendustega veel appi tulla, aga väga palju rohkemat ma ei julge soovitada. Nii et ikkagi pingutame algus rohkem, on tulemus parem, kui hakata pärast vigasid parandama. Alati on mõistlik alguses kohe konsulteerida asjatundjatega ja tellida projekt. Aitäh, Rain! Ja sellega on meie väike ülevaade läbi müra summutitest. Kui teil on selle kohta küsimusi, siis koos Lindabi meeskonnaga leiame teile kindlasti parima lahenduse just summutite valikul. Aitäh!